Tšauka! Me pole ammu näinud. Lisaks sellele, et mul oli vahepeal tõesti jälle väga-väga kiire, siis nüüd paar päeva tagasi toimus maailmas selline pööre, mis põhimõtteliselt tekitas tunde, et kõik ülejäänu tilulilu, mis elu endas kujutab, on suhteliselt tähtsusetu. Ja sellepärast mul oli tunne, et ma ei taha eelnevalt filmitud videosid lihtsalt üles panna ja tekitada võib-olla sellise tunde, et see, mis juhtunud on, ei ole oluline. Ma filmin seda videot esmaspäevasel päeval, täna on 28. veebruar ja ma otsustasin enda sees, et ma endiselt keskendun heale ja keskendun sellele, mida mina saaksin pakkuda. Ja tänase videoga otsustasin jagada ühte ägedat nahahoolduse sildistatud videot, inglise keeles siis skincare tag videot, mille idee ma sain ühelt oma YouTuberilt, keda ma vaatan päris tihti, kelle nahahooldusvideod on ühed mu lemmikud. Ja selleks YouTuberiks on Abby Young. Ma panen ka tema kanali lehe teile alla. Ja ta tegi hästi laheda video just siin hiljuti, kus tema videos siis ta vastas põhimõtteliselt mitmetele küsimustele oma nahahooldustooteid silmas pidades. Näiteks, et milline on tema kõige uuem nahahooldustoode, milline on kõige vanem, milline on see nahahooldustoode, mida ta on võib-olla kõige rohkem kasutanud ja nii edasi ja nii edasi. Nii et see on ka tänase video teema. Vastan siis täpselt samadele küsimustele, nagu Abby Young seda tegi, lihtsalt enda perspektiivist ja enda hetke nahahooldustooteid silmas pidades. Kindlasti tänasest videost võib-olla saate lahadeid mõtteid uute toodete näol, mida proovida ja lihtsalt võib-olla on teile selline mõnusalt sellistelt rasketelt teemadelt mõtteid kõrvale viiv selline mõnus, kerge, lihtsalt nahahooldusele pühendatud video. Aga hakkame siis vaikselt pihta. Esimene küsimus on kõige uuem nahahooldustoode, mis minu nahahoolduse kapis siis ennast peidab. Ja selleks on Inkilisti hüaluroonhappeseerum. Et Inkilisti toodetest olen ka varasemalt rääkinud, aga ma ei ole tõesti nendelt kõiki veel proovinud. Hüaluroonhappe kui selline on väga-väga juba selline kulutulena leviv nahahoolduse koostisaine, mis on väga-väga populaarne. Ja täiesti selline lihtne hüaluroonhappe niisutav seerum. Olen katsetanud ka varasemalt hüaluroonhappe seerumit The Ordinarilt, mis mulle tegelikult ei meeldinud, sellepärast et ta tekstuur oli selline natukene kleepjas ja ta ei imendunud nii lihtsasti. Siis kuulsin Inkilisti hüaluroonhappe seerumi kohta palju nagu positiivsemaid selliseid sõnu ja otsustasin seda siis katsetada. Ja nüüd ta on tõesti, ma olengi seda vist proovinud ainult 4 või 5 korral. Ta on väga-väga uus minu jaoks ja pean tõesti tõdema, et ta on selline mõnusalt vesisem, keelias, läbipaistev seerum, imendub väga kiiresti ja kasutan seda siis nii-öelda esimese etapina pärast nahapuhastust, et oleks selline nahaniisutus ka tagatud. Ja mis mulle selle seerumi puhul meeldib on see, et ta ei sisalda ainult hüaluroonhappet, vaid tal on ka peptiidid sees. Matrixal 3000, kui ma õigesti mäletan peptiididest siis. Ja peptiidid on teada tuntud ka lisaniisutuse tagajad nahas. Nii et selles mõttes väga-väga selline soodne, lihtne ja väga positiivse üllatuse on mulle siiamaani nii-öelda tekitanud, et võib-olla kui sa otsid hüaluroonhappe seerumit, siis seda julgen küll soovitada. Minu jaoks siis kõige uuem toode minu nahahoolduse kapis. Nii, järgmine küsimus. Mis on minu kõige vanem toode? Nagu teada, siis kõik nahahoolduse tavaliselt tooted kehtivad seal kuni 6 kuust kuni umbes aastani. Ja minu kõige vanemaks tooteks, mis mul kapis veel praegu leidub ja mis veel endiselt kehtib ja mida ma saan veel kasutada, on siis The Ordinary happekooria mask. See on siis AHA 30% ja BHA 2% peeling solution. Ja see toode on tõesti, ta hakkab vaikselt jõudma sinna aasta vanusesse. Et avatuna ta tõesti säilibki 12 kuud, nii et 12 kuu jooksul peaks selle ära kasutama. Tegemist on tõesti maskiga, et sa ei kasuta seda iga päev. Maksimum tegelikult korra kuni 2 nädalas. Tegelikult ma soovitan seda korra nädalas maksimum kasutada, sest et ta on tõeliselt intensiivne
ja tugev koorija, et kui sa ei ole hapetega varasemalt üldse kokku puutunud, siis see toode on võib-olla natukene liiga palju isegi. Et ta on selline juba hapetega tuttavale nahale. Mis ma oskan ta kohta öelda, on see, et ta on tõesti väga efektiivne ja väga tugev, et selles osas tõesti jälgida kõiki kasutamisreegleid nii-öelda, et mul on selle toote kohta ka eraldi video, kui sa tahad selle kohta rohkem teada saada. Aga jaa, nagu sa näed, siis tegelikult ta on jäänud mul natukene nagu seisma või jälle mul vahepeal tuleb meelde, et ma võiksin seda kasutada ja siis ma jällegi teen seda maski, aga no näed, nagu võib-olla pool olen ära kasutanud selle peaaegu aasta jooksul. Mis ei tähenda üldse seda, et ta oleks nagu halb toode või et see mulle ei meeldiks, aga ta kuidagi, jällegi need maskid lähevad vahepeal must lihtsalt mööda. Ma teen oma tavapärast nahahooldust iga õhtust hommikust, see on õhtul kasutada kindlasti. Aga ta on jäänud lihtsalt natukene nagu minust puutumata, et ma peaks teda tegelikult rohkem kasutama. Aga tõesti, minu kollektsioonis hetkel kõige vanem toode. Nii, järgmine küsimus, mis on päris intrigeeriv. Mis on kõige kallim toode minu nahahoolduse kapis siis? Ja selleks kõige kallimaks tooteks on Sensai Total Lip Treatment, mis on siis huulepalsam põhimõtteliselt või huulekreem, huulehooldus isegi. Ta tuleb sellises pumppudelis ja see toode, ma isegi ei teadnud, et ta nii kallis on, sest ma sain selle oma kallilt emalt, aga see toode Tallinna Kaubamajast ostes, siin on 15 milliliitrit. See toode maksab 108 eurot ja 99 senti. See on üle 100 euro, 15 milliliitrit. Kui ma seda hinda nägin, siis ma mõtlesin, et kas tõesti see toode on seda väärt. Ta on tõeliselt hea, et kui sul on huuled väga katki või sellised hästi kuivad, vajavad sellist tõeliselt tugevat poputust, siis absoluutselt 100% soovitan. Aga ma ei ole kindel, kas natukene kas või vähesema raha eest, isegi poole vähesema raha eest, kas 50 euro eest peaks saama ka midagi sellist. No ma ei tea. Aga tõesti, see on minu kapis hetkel kõige kallim toode ja kuna ta on ka natukene vanem toode, siis ma olen proovinud teda põhimõtteliselt igapäevaselt kasutada, et saada teda ka tõesti viimase tilgani ära kasutada, et enne kui ta hakkab vanaks minema. Väga hea, aga uskumatult kallis toode. Ei ole midagi imestada, on ka palju nagu nii-öelda selles mõttes kallimaid nahahooldustooteid, aga vau, ikkagi paneb mõtlema korraks. Nii, aga lähme edasi. Järgmine silt siis on siis minu kõige taskukohasem toode ja kui ma hakkasin mõtlema, et väga paljud The Ordinary tooted on taskukohased ja The Inkilisti tooted niisamuti, siis mõtlesin, et milline nendest toodetest on võib-olla milliliitri kohta kõige soodsam. Siis selleks tooteks on minu kapis siis The Ordinary glükoolhappe toonik. Seda toonikut tuleb tõesti väga palju, siin on teda 240 milliliitrit ja ta tuleb hinnas 10 eurot ja 40 senti. Milliliitri kohta on ta kindlasti kõige soodsam toode. Muidugi see toode ei ole otseselt mul kasutuses minu näonaha hoolduses, vaid ma kasutan seda toodet igapäevaselt oma kaenla all deodorandina. Olen teinud ka happekoorijate kasutamisest deodorandina video. Kui sa ei ole selle kohta veel midagi kuulnud, siis kindlasti vaata see video ära. Seal ma ka tegelikult väga teaduslikult ja ütleme loogiliselt räägin ära, et miks üldse happekoorijad võiks meie kehalõhnade vastu natukenegi aidata. Aga tegelikult ka see toonik on ju mõeldud näonaha koorimiseks ja pigem mõeldud tõesti rasusele nahale või sellisele normaalsele kuni rasusele nahale, et glükoolhappe on kõige tugevam nii-öelda happekoorija. Ta on kõige väiksema molekuliga ja ta suudab tõesti nahas imenduda tänu oma väiksele molekuli suurusele kõige sügavamale. Ja tänu sellele on tundlikule nahale, kuivale nahale ja dehüdreeritud nahale võib-olla liialt tugevatoimeline.
aga sellised tõesti rasusemad nahatüübid normaalsele nahale peaks ta sobima väga hästi. Kasutada jällegi näonaha koorimise mõttes siis võib-olla korra 2 nädalas. No kuni 3. Oleneb jällegi nahatüübist. Aga see siis tõesti milliliitri kohta kõige soodsam. Nii, vaatame edasi. Mis on järgmine silt siis? Järgmine oli nii vahva. Milline on kõige armsama pakendiga minu jaoks? Siis minu nahahoolduse toodetest. Ja selleks pidin valima Bionique hüaluraanhappe geel sellise seerumi. Ta toode on tõeliselt vahva, et see on klaaspudel ja see, kuidas ta siin sees see toode näiteks mängib ja milliseid visuaale ta tekitab, on minu jaoks tõeliselt silmaga nauditav. Et pidin selle kõige nunnuma pakendiga toote sildi siis andma tõesti Bionique Defense Hydra Gelli hüaluraanhappega niisutavale sellisele geel seerumile. No vaatame veel kõik koos. See on lihtsalt ilu. Klaaspudel ja läbipaistev geel. Tõeliselt kena vaadata. Nii, lähme edasi. Järgmine silt, mis on minu kõige väiksem pakend või nii-öelda kõige väiksem nahahooldustoode ja selleks on The Ordinary Pycnogenol 5%. See on siis tõesti selline väike võrreldes siis näiteks selle maskiga on siis see kõige väiksem, siis täpselt poole väiksem kui tavaliselt The Ordinary pakendid on. Ta on 15 milliliitrit, kui tavaliselt on 30. Et on tõeliselt selline nunnu väike, endiselt sellise pipettpudeliga nagu ikka ja tegemist on siis antioksidantide seerumiga. Pycnogenol on väga tugev antioksidant, hommikuti hea kanda, annab nahale tugeva kaitse oksüdatiivse stressi eest terveks päevaks ja lisaks ka niisutab väga tugevalt, nii et sellise, kes otsib kaitset pluss niisutust, siis see antioksidant on küll suurepärane ja minu kõige väiksem. No ja nüüd on väga loogiline järgmine silt, minu kõige suurem pakend. Ja selleks on CeraVe niisutav näopuhastuspalsam. CeraVe brändist ma ei olegi jõudnud väga teile enda kanalil rääkida, aga see on Ameerika nii-öelda apteegi kosmeetika bränd, mis on väga hea hinnaklassiga, väga, ütleme niimoodi, lihtsad, ilma mingite lisaaineteta jällegi tooted ja nad on super efektiivsed ja ameeriklased vähemalt väga armastavad seda brändi. Et on väga populaarne. Ja mulle kingiti see sünnipäevaks ja ma olen tegelikult katsetanud seda tükk aega, ma olen ka ostnud paar teist CeraVe toodet. Varsti teen, ma arvan, nendest ka video teile, et natukene lähemalt rääkida. Aga tõesti, ta tuleb väga mõnusalt suures potsikus, mis on lausa 473 milliliitrit, nii et peaaegu pool liitrit on seda puhastuspalsamit siin. Ja see on nii-öelda veebaasil puhastaja, just mõeldudki väga kuivale nahale, ka normaalsele nahale. Ja ta on lõhnaainete vaba, sisaldab 3 väga tähtsat keramiidi ja hüaluraanhapet. Ja seda võib kasutada nii näopuhastuseks kui ka kehapuhastuseks ja on tõesti selline väga niisutav, väga pehme puhastaja, mida siis kasutada kas hommikul ainsa puhastajana või siis õhtul pärast meigieemaldust näopuhastamiseks. Et kui ma nüüd võrdlen neid, minu väiksem ja ka siis minu kõige suurem toode, vahe on sees küll. Järgmine silt on toode, mis tekitab minus kõige paremaid mälestusi. Ja selleks on Missha SPF 50 Aqua Sun Gel. Tegemist on siis näole mõeldud SPF kreemiga, päiksekaitsekreemiga. Ja see kreem tõesti on olnud minu elus vist nüüdseks juba pea 2 aastat. Mitte see konkreetne, aga lihtsalt üleüldiselt see Missha Aqua Sun Gel SPF. Ja ta oli üks esimesi SPF-e, mida ma hakkasin nii-öelda järjepidevalt iga päev oma nahale kandma ja mis tekitas minus väga sooja ja sellise positiivse tunde, et SPF-kreemid näole võivad olla sellised
kerged, siidised, hästi imenduvad ja väga-väga mõnusad kasutada. Teda ei ole väga palju enam saadaval, ma ei ole nüüd kindel, et ta vist võeti vahepeal lettidelt maha, siis jällegi ta vahepeal ilmus tagasi, et Misha on siis Korea kosmeetikabränd. Teda vahepeal ikkagi Eestist on leida, näiteks Beauty Republicus. Ta on minul tõesti viimane potsik, mis mul teda on alles. Olen jõudnud sellega kuhugi siia, nii et varsti ta on täitsa otsas minu jaoks. Aga siiamaani, kui ma teda panen, siis tal on hästi selline kerge lõhn ja tänu sellele iga kord, kui ma teda enda näole ja kaelale kannan, siis see kerge lõhn tuletab meelde neid mõnusaid mälestusi esimesest hetkest, kus ma siis teda üldse kasutama hakkasin. See tegelikult raamib minu jaoks ka seda nii-öelda nahahoolduse ja näohoolduse sellist teadlikku kasutamise algust, mis tõesti toob väga sellised soojad tunded ja mõnusad mälestused. Järgmiseks on silt toode, mis väärib suurt nii-öelda üles paisutatud tähelepanu enda ümber või inglise keeles siis worth the hype, ehk siis nii-öelda üles haibitud toode, mis tõesti seda ka väärib. Ja selleks on tegelikult mul mitte otseselt toode, vaid koostisaine. Aga räägin ka tootest natukene, kus see koostisaine on sees. Ja totaalselt haipi väärib minu jaoks koostisaine retinol või siis A-vitamiini derivaat. Siinjuures on siis tegemist tenkilisti retinoliseerumiga. Olen A-vitamiinist ja retinolist natukene ka oma kanalil rääkinud. Ta on number 2 põhimõtteliselt. Selline naha enda uuendaja, enda nii-öelda vastupanuvõime tugevdaja, miimiliste kortsude vähendaja ja mis kõik veel see retinol ehk A-vitamiini derivaat siis teha suudab. Et ta tõeliselt on väärt oma nii-öelda suureks paisutatust, oma kõlapinda, mis ta on tekitanud. Ta on üks parimatest nii-öelda nahahoolduse toimainetest minu jaoks. Lisaks päikesekaitsekreemile number 2 või siis koos päikesekaitsekreemiga number 1 kohal minu jaoks küll. Nendest toimainetest, mida ma tõeliselt soovitan igal ühel proovida ja katsetada. Minu naha on retinoli kasutamine küll muutnud säravamaks, ühtlasemaks, mul on vähem vistrikke, mul on vähem tekstuuri, ta on üleüldiselt minu meelest säravam, nooruslikum. Retinol, tretioniin, kes näiteks hoopis retinoli arsti käest, nii-öelda nahaarsti käest kirjutatuna saab, on veel tugevam ja efektiivsem. Suurepärane. Kogu oma haipi väärt. Aga tinkilist retinoli kohta ka paar sõna, et ma ei olegi varem retinoli inkilistelt katsetan, nüüd ta on mul katsetuses. Ta on väga mõnus, ta on kerge. Ta ei ole tõesti nii niisutav, näiteks kui on The Ordinary Granactive Retinoid emulsioon, mida ma olen teile ka korduvalt soovitanud. Aga ta on väga mõnus, ta on kergem, aga läheb ilusti laiali, väga mõnus tekstuur, mida kasutada. Tal on selline kerge õrn lõhn, mis vist peaks olema pigem nagu selle toote enda lõhn, et ta ei ole parfümeeritud, tenkilisti tooted ei sisalda lisaparfümeeritud koostisaineid. Nii et selles mõttes ma varsti, ma arvan, räägin tast ka natukene lähemalt. Aga siiamaani sellisele pigem rasusemale nahale, ma arvan, väga sobilik. Kuiv nahk võib-olla tahaks seda The Ordinary oma rohkem, sest et on minu jaoks natukene niisutavam. Aga tõesti, kogu oma haipi, kogu oma tähelepanu vajav koostisaine, toimaine, retinol 100% seda väärt. Lisaks SPF-ile muidugi. Need 2 super. Nii, ja järgmiseks siis silt nii-öelda tootest, mis ei vääri oma tähelepanu minu jaoks või mis on siis üles haibitud, aga minu jaoks ei vääri seda. Ja see on nüüd üks nahahooldustoodete grupp, mis minu jaoks isiklikult ei ole tõesti seda suurt kõlapinda väärt, sest et minu jaoks on olemas palju lahedam, palju nahale meeldivam ja kasulikum alternatiiv. Ja minu jaoks see toode on üleüldiselt mitsellaarveed. Ja näiteks siin sulle näide Bioderma mitsellaarveest, see on siis Sensibio H2O. Mitsellaarvee puhul on ta tõesti niivõrd populaarne toode.
millega siis eemaldatakse õhtuti oma meiki nahalt. Ta teeb oma töö ära, ma võin seda kasutada ja kõik on hästi. Teda ei ole nii-öelda vale kasutada absoluutselt, et ei taha siin kuidagi öelda, et see ei vääriks oma kohta nahahoolduses. Kindlasti mitte. Aga ma eelistan 100% pigem õlibaasil puhastajaid. Sest et õlibaasil puhastajad tõesti kuidagi, neid on nii mõnus naha sisse masseerida. Nad lahustavad meigi niimoodi, et see lihtsalt sulab ära ja samal ajal ta annab võimaluse sul tõesti nagu mõnusalt siin nahka siluda, masseerida, käia enda nahka nii-öelda üle ja teha endale üks selline tervistav massaaž. Õlibaasil puhastajad on suurepärased ka naha enda nii-öelda niisutajad, poputajad, pehmendajad. Nad on lihtsalt minu jaoks palju ägedamad ja meeldivamad ja tegelikult ka nahale palju kasulikumad meigi eemaldusvahendid. Ja tegelikult, kui ma julgen öelda, siis ka efektiivsemad. Ja üks toode, mida ma olen viimasel ajal väga nautinud ja soovin sulle lihtsalt siit jagada, on siis The Skin House sidruni sorbet meigi eemaldus siis balsam ja ta tuleb sellises toredas potsikus. Ta on sellise nii-öelda tahkes vormis, et siit tuleb siis iga õhtu enda peopesa peale võtta. Ta sulab käte vahel selliseks imeliselt siidiseks õliks. Ta ei ole raske, ta ei ole liialt selline tihke või ebameeldiv kasutada. Ta on nii siidine, et uskumatu. Tal on hästi kerge tsitruseline selline sidrunilõhn, mis on tõesti väga meeldiv, väga väikene, nii-öelda väga pehme lõhn. Et ta tõesti ei ole väga üle pakutud, ta on pigem selline delikaatne. Tõesti, mitsellaarvee vastu mul ei ole midagi, aga ta on niivõrd suure kõlapinnaga, et mul on tunne, et õlibaasi puhastajad jäävad nende varju ja ma tõeliselt soovitan kõigile, isegi kõige rasusemale näonahale katsetada kas või korra ühte õlibaasi puhastajat meigi eemalduseks. Hea minna siis alati ka teise puhastajaga sisse, veebaasil puhastaja, aga tõesti meigi eemalduseks ja miks mitte proovida seda The Skin House'i meigi puhastusbalsamit. Saadaval Lovertes ja minu meelest Kaubamaja, Ilumaailmas ja kindlasti kuskil veel. 100% väärib oma tähelepanu minu jaoks. Õlibaasil puhastajad minu jaoks number 1. Kuidas oma meik õhtuti nahalt ära saada. Nii, ja meil on jäänud veel 2 silti, millest rääkida. Ja järgmine silt on siis lemmik nahahooldustoode, lemmik nahahoolduse brändilt. Ja ma tahan siin juures tõesti jätkata retinoli haipimist. Retinoli tähtsustamist. The Ordinary on tõesti minu jaoks väga märgilise tähendusega, mis puudutab just nahahooldusbrände ja nahahooldustooteid, sest et just tänu neile üldse algas minu nahahoolduse teekond ja tegelikult ka see kanal, mille videot sa praegu vaatad, nii et tegelikult The Ordinary on minule väga südamelähedane. Ja kui ma peaksin The Ordinaryt valima ühe toote, mida ma soovitan, mida ma ise väga naudin ja mille tulemusi ma olen tõesti näinud, siis selleks tõesti ongi The Ordinary Cranactive Retinoid 2% emulsioon. Retinolist just hetk tagasi ka reivisin ja sellest rääkisin. Mul on ka selle kohta videosid tehtud, nii et kui sa tunned huvi, siis saad sealt veel info kätte. Aga ta on tõeliselt mõnusalt niisutav selline piimias retinoliseerum, mis minu jaoks on toonud tulemused. Ta ei too tulemusi kuu ajaga, vaid ta toob tulemused 6 kuu, 9 kuu möödudes, kui sa seda ikkagi järjepidevalt kasutad, sest et nahahoolduse protsessid võtavadki nii kaua aega, aga kas tänu sellele, et need aega võtavad, siis nad on ka püsivamad. Nii et tõesti, minu lemmik brändilt, minu lemmik toode, hetkel soovitan 100% sulle just seda Cranactive Retinoid 2% emulsiooni. Teised retinolid The Ordinaryl on õlibaasil ja nad minu meelest ei imendu nii hästi nahka. Võib-olla ainult neile soovitan neid, kellel on tõesti väga kuiv nahk. Aga see emulsioon on küll kõigile nahatüüpidele, ma arvan, väga sobiv. Minu number 1. Ja me oleme jõudnud viimase sildini ja selleks sildiks on minu kõige rohkem kasutatud toode. Ja ma hakkasin selle sildi osas tootet valides siis mõtlema selle peale, et
millist toodet ma olen tõesti võib-olla kõige rohkem kasutanud, kõige rohkem nii-öelda pudeleid ära tarvitanud. Ja selleks on järjekordselt üks The Ordinary toode, millest olen ka juba rääkinud vist esimestest sekunditest peale, kui mu kanal nii-öelda teoks sai, ja selleks on The Ordinary aminohapete seerum pluss B5 vitamiin. See niisutav seerum The Ordinarylt, aminohapete seerum, on tõesti minu jaoks selline legendaarne juba. Ta on oma konsistentsilt hästi vesine, ta põhimõtteliselt on kui niisutav toonik ja ma olen teda tõesti kasutanud, ma ei tea, mitu pudelit juba. Ta on väga lihtne, ta sobib kõigile nahatüüpidele, ta on väga kerge, mõnus niisutus, selline läheb sügavale, ei ole raske ja tema peale annab veel panna 2-3 erinevat seerumit veel lisaks. Tänu sellele, et ta on niivõrd kerge. Ja ma olengi teda kasutanud igal hommikul ja õhtul esimese nahahoolduse tootena siis, et anda selline väga kerge, aga sügav niisutus nahale. Ja aminohapete üks suur pluss on ka see, et kui sul on nahk näiteks problemaatiline, sul on näiteks haavandid, väiksed vistrikud, mis ei taha ära paraneda või sul on nahk tundlik, mis iganes selline probleemne, siis aminohapped ka aitavad naha selle enda kaitsevõimet tugevdada ja neid probleeme lihtsalt kokku lappida ja nahka lihtsalt korda saada. Et on selline väga hea toetav nahahooldustoode lisaks kõigele muule nii-öelda ravivale nahahooldusele, mida sa võib-olla oma nahale pakud. Tal on tõesti vist 0 negatiivset kogemust inimestel, et ta on väga-väga lihtne ja selline võib-olla isegi möödavaatamist vääriv omadus, et on lihtsalt niivõrd vesine, aga tõesti järjepideval kasutamisel super toode ja minu number 1 toode, mida ma olen kõige rohkem kasutanud. Kuigi sellise nii-öelda esimese etapina niisutavas kategoorias, mida hommikuti ja õhtuti kasutada, olen nüüd hakanud katsetama ka teisi tooteid, et selleks olengi näiteks praegu on mul kasutuses just see kõige nunnuma pakendiga toode ja teisalt ka siis inkilisti hyaluroonhappe seerum. Et need minu jaoks kõik täidavad sellist ühtset loogikat koos aminohapete seerumiga, et anda lihtsalt nahale sellist sügavamat niisutust. Et tõesti, aminohapete seerum on alati mul kuskil kapis ootamas, kui mul teised niisutavad seerumid, mida ma näiteks katsetan, mis ei ole aminohapped, on näiteks otsa saanud. Et ta tõesti minu number 1 toode, mida ma kõige rohkem olen kasutanud. Nii, ja need olidki kõik need tooted ja need sildid ja need küsimused, mida ma tahtsin tänases videos sinuga jagada. Panen sulle siis Abby Youngi video ka enda description boxi, saad ka sealt tema videot vaadata ja kuulata siis tema vastuseid nendele samadele küsimustele. Loodan, et sulle tänane video meeldis ja saad sellest mulle märku anda, kui annad mulle like'i video alla. Ole hea, jaga mulle video alla ka kommentaaridesse, mis on sinu nahahoolduse kollektsioonis selline toode, mis paneb sind mäletama midagi väga erilist või mis on sinu jaoks mälestustesse kandunud. Või mis väärib sinu jaoks sellist head ja südamlikku kohta ja pakub sulle alati selliseid positiivseid ja rõõmsaid tundeid. Aitäh sulle, et täna vaatasid ja me kohtume ikka järgmises videos. Enne järgmist videot võid tulla külla mulle ka minu Instagrami kontole @annitsupping. Olge tublid ja hoidke ennast. Tšauka! Miau!